Tervist, head sõbrad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja käesolev on minu pikem kommentaari vormis monoloog. Seekord peatun veel kord sellel, millel oleme peatunud Objektiivis mõningate artiklite kaudu, aga eelkõige käesoleva nädala alguses eetrisse läinud Fookuses saate kaudu ja läbi. Nimelt räägin natukene Trumpist, Venezuelast ja vaatan mõningaid kommentaare, mis selles osas on välja tulnud inimestelt, kes neid saateid on jälginud. Võib-olla ühe kõige olulisema kommentaarina toon esile esmaselt ühe inimese, keda ma siin ette võib-olla lugema ei hakka, aga kes ütles kommentaariumis, et Järvi jutt ajab tal ikka kohe täitsa südame pahaks. Kohe alguses pean ütlema, et gastroenteroloogiliste konvulsioonide hinnaga ei maksa kuulata mind küll. Ma ei tea, võib-olla on mõningaid inimesi, keda tasuks kuulata sellise hinnaga, aga mina ei kuulu nende hulka. Nii et kui teil tekivad mingisugused füüsilised nähud seoses minu jutuga, siis palun pange lihtsalt saade kinni. Selline nupp on täitsa olemas, et mind ei pea kuulama lõpuni. Mind ei pea kuulama üldse, kui inimesed ei taha. Aga tulles võib-olla kogu teema juurde veel, siis on see teema selline, et see on äratanud ka konservatiivide vahel väga erinevat arvamusavaldust. Ühelt poolt on olnud selline vägagi Trumpi-meelne nägemus. Üks nendest on olnud Martin Helme, kes muuseas käis ka juba siin stuudios, aga kuna ma järgmise nädala alguses kohal ei ole siin, siis tuleb see saade välja järgmise nädala alguses, kus me vestlesime ka rahulikult Trumpi teemal. Võib-olla mitte nii rahulikult alati, natukene sai võib-olla isegi häält tõstetud, aga igal juhul see oli diskussioon. See oli diskussioon kahe, ütleks, võib-olla täiesti erineva pooluse vahel, mis puudutab selle Trumpi Venezuela avantüüri tõlgendamist. Ja teiselt poolt on selgelt võtnud positsiooni Objektiiv, on võtnud positsiooni minu hea tuttav, sõber, kolleeg Varro Vooglaid, on võtnud positsiooni ka portaal Makroskoop, kelle juhti Adrian Bachmanni samuti pean oma üheks lähimaks sõbraks. Ning ütleme nii, selline seltskond, kes on pigem olnud pidevalt Ameerika interventsionalismi suhtes väga kriitiliselt meelestatud. Mina ütlen seda täitsa ausalt välja, et ma olen Ameerika kõikvõimalike sõdade ja interventsionalismi suhtes olnud meelestatud kriitiliselt, ma arvan, üle 20 aasta oma elust. Selline teadlik intellektuaalne elu on olnud ja sisaldanud seda, et ma olen vaadanud Ameerika neid kõikvõimalikke välissõdu väga suure kriitikaga ja pidanud neid Ameerika globalismi üheks peamiseks väljenduseks ning amerikanismi kui ideoloogia üheks peamiseks väljenduseks. Objektiiv on seda teinud süstemaatiliselt 10 aastat. Enne seda oli meil portaal De Civitate, kus täpselt samamoodi kritiseerisime just USA poolt välja toodud kõikvõimalikke värvilisi revolutsioone, mis juba toona hakkasid igal pool kanda kinnitama, mis peeti maha CIA lauluraamatu järgi igal pool. Nii et ütleb täitsa ausalt, et minul on nagu pikk ajalugu juba selles, et ma olen süstemaatiliselt sellist Ameerika interventsionalismi kritiseerinud. Ja miks ma olen seda teinud? Miks ma olen seda teinud? Eelkõige sellepärast, et ma olen näinud seda, et Ameerika süvariik on teostanud ebaõiglast poliitikat erinevate maade suhtes. Ta on rikkunud süstemaatiliselt erinevate maade suveräänsust ja siin ei puutu küsimusse alla see, kas meile meeldivad nende maade
diktaatorid või juhid või valitsejad või see valitsus, mis seal on, see ei puutu praegu küsimusse. Praegu puutub küsimusse see, kas on teisel riigil õigus tulla ja teostada teise riigi suveräänsel territooriumil riigipööre. Kaaperdada ära selle riigi valitsejad, teostada seal mingisuguseid nii-öelda revolutsioonilisi protsesse, paisata see maa kaosesse, millega kaasneb tavaliselt selle maa loodusvarade annektsioon, loodusvarade omandamine USA suurkorporatsioonide huvides, mille kaugem selline idee on petrodollari pidev võimus hoidmine, vahetusmaailma reservi ja vahetusvaluutana. Nii et need on olnud sellised klassikalised, kuidas öelda, klassikalised globalistlikud interventsioonid, mida USA on teinud. Me mäletame tegelikult seda, et juba 90-ndatel, kui tungiti Iraaki seoses sellega, et Iraak tungis Kuveiti, siis isegi Eesti TV-s on välja tulnud dokumentaal, kus näidati läbi see esimene suur USA interventsioon. Loomulikult kõik võimalikke režiimivahetusi on olnud peale teist maailmasõda üle 70. Loomulikult. Aga see selline meie aja esimene suur režiimivahetus või välisriiki tungimine, mis meile kui minu põlvkonnale ilmselt on jäänud nagu vägagi meelde. Et kui tuldi Iraaki seoses Kuveidi ründamisega, siis isegi ETV on paljastanud selle, et kuidas see rajati täielikele valedele. Valed ja veel kord valed. Nii. Seal tasub mainida võib-olla ühte neidu, kes rääkis, kuidas Iraagi sõdurid tulid tapma Kuveidi lapsi. See oli üks teismeline tüdruk, kes, kui ma ei eksi, oli Kuveidi USA suursaadiku tütar. Et toona väga palju ei muretsetud sellepärast, et kas tulevad traagelniidid välja või mitte, et see oli suhteliselt lohakalt tehtud, aga nüüd on need traagelniidid juba ammu väljas ja võite isegi, ma ei tea, ma arvan, et seda enam ETV nii-öelda repertuaaris või Jupiteri repertuaaris isegi ei ole seda asja, aga igal juhul äärmiselt silmiavalt dokument. Need, ütleme niimoodi, et dokumentaal, mida juba toona väga paljud niinimetatud vandenõu teoreetikud välja tõid. Nii et mina olen kritiseerinud seda teemat Objektiivis pikalt ja olen Objektiivi väga selgelt Objektiivi peatoimetajana asetanud sellele liinile, et me kritiseerime interventsionalistlikku poliitikat. Loomulikult teine suur tohutu selline interventsioon Iraagis 2003. 2001 toimus nii-öelda 9/11 ja siis 2003 USA tungis Iraaki, tungis ka Afganistani ja teostati nii-öelda võidukas võimuvahetus, kus Saddam Hussein kukutati, tapeti, hukati ja seejärel siis tehti selline suur, kui ma mäletan, 9. aprillil 2003 tehti suur meedia show, kuidas Saddam Husseini suur Bagdadis olev kuju maha rebiti. Ja lahvas muidugi juubeldas, kõik olid suurepärased, ma mäletan veel seda uudiskajastust, mis toona oli. No see uudiskajastus oli nagu valdavalt USA meelne, et kui me ikkagi räägime seda, et kas oli ka kriitilisi hääli, siis esimesest lahesõjast võib-olla pärinesid mõned kriitilised hääled, üks nendest on olnud võib-olla kõige süstemaatilisemalt, on kriitilist häält väljendanud Ron Paul,
USA libertaarist, ühiskonnategelane, omaaegne presidendikandidaat muuseas ka, ja poliitik, senaator, tema on kritiseerinud süstemaatiliselt aastakümneid seda interventsionalistlikku poliitikat, mida ta on pidanud globalistlikuks poliitikaks, rääkides, et see ei ole tegelikult USA huvides, see on väga vähese kiltkonna huvides, mida teostatakse niimoodi. Ja tõepoolest, see meediakajastus oli valdavalt positiivne USA-le. Kui Colin Powell käis ÜRO-s rääkides massihävitusrelvadest, valetades, keemiarelvadest, valetades veel kord. Nii et see oli selline olukord, kus tõepoolest meediakajastus oli vägagi ühemõtteliselt USA poolel. Rääkimata sellest, et kogu 9/11 on tegelikult selline sündmus, mida mina ise pean ilma igasuguse häbita USA sisetööks. See oli väga tõenäoliselt Bushi enda režiimi poolt tehtud valelipu aktsioon, millega õigustada siis kõike seda, mida siis hiljematel aastatel tehti. Kogu seda Afganistani projekti ja Iraagi projekti. Aga jah, 9. aprillil tõepoolest Saddam Husseini kuju võetakse maha ja peale seda, mis järgneb see, et Bush maandub loomulikult lennukikandjal Abraham Lincoln sama aasta mais, taga on tal selline suur šabloon, mission accomplished, missioon täidetud, töö tehtud, nii. Ja noorem Bush tuleb lennukikandjale, kõik juubeldavad ja ta peab oma kõne, mission accomplished kõne. Et me oleme oma asjaga hakkama saanud, süsteem on kukutatud, kõik on hästi. Peale seda, mis hakkab toimuma, kaos. Mitte keegi ei tea tegelikult, et kas USA-l oli ka mingisugust plaani Iraagi jaoks või oli tegu sellega, mida on väljendanud Julian Assange, et USA eesmärgiks ja sõjatööstusliku kompleksi eesmärgiks ei ole see, et sõda oleks võidukas. Oluline on see, et sõda kestaks pikalt. Ja selle kaudu kahmatakse siis maksumaksja triljoneid sõjatööstuskompleksile riigi poolt. Niisiis, võiks öelda, et võib-olla see oli plaan, et plaani ei olnud. Võib-olla see oli idee, et USA ei peagi sealt niivõrd kiiresti välja tulema. Said hukka, ma ei tea, 100 000 USA sõdurid. Väidetavalt kuskil 1 miljon inimest Iraagis, nii. Kõige häbiväärsem oli loomulikult USA sissetung Afganistani, millega seda põhjendati, põhjendati sellega, et sinna kuskile Afganistani kaljude vahele koobastesse on ennast ära peitnud 9/11 9/11 peamine arhitekt, Al-Qaida juhtfiguur, kes ootab seal. Ja nii oli sinna vaja siis sisse tungida 100 miljardeid maksva militaarinterventsiooniga, projektiga, et eesmärgiga Al-Qaida juht Bin Laden kuskilt kohpast kätte saada. Kujutate selle argumentatsiooni täielikku meelevigasust. Nii. Eks seal siis käidi ja Eesti mehedki käisid Bin Ladenit jahtimas, asja ees teist taga. Aga need olid USA sissetungi sellised konkreetsed tagajärjed. Nii. Konkreetne tagajärg oli Iraagi täielik segipeksmine ja Afganistanis tuldi siis suure nutu ja halaga ära alles Bideni ajal. Nii, mis oli täielik häbiväärne asi loomulikult USA-le. Aga kindlasti mitte häbiväärne asi kogu sõjatööstuskompleksile. Nii, et kõik need 100 miljardid,
need triljonid võeti ilusti seal tänumeelega vastu. Nii. Et inimohvrite hinnaga oli see globalistlik võimukeskus saanud omale jälle sadade miljardite võrra rikkamaks. Niimoodi asi käis. Siis me tuleme tegelikult teise epohhi. Mäletan väga selgelt seda, kuidas Barack Obama tuli välja lubadusega eelmise vabariikliku valitsuse vastu, et tema enam selliseid režiimivahetussõdu tegema ei hakka. Nii. Ja mis hakkas Obama perioodil pihta? Obama perioodil hakkas pihta põhimõtteliselt kogu Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika destabiliseerimine. Nii. Egiptus, Liibüa asja ees teist taga. Nii. Võeti maha sealsed juhid, Gaddafi ja Egiptuses toonane president, kes oli pikalt nautinud CIA soosingut enne seda loomulikult, et seda on kommenteerinud kõik, kaasa arvatud Jeffrey Sachs, kes on öelnud, et USA liitlane on üks kõige ohtlikum amet üldse, et ühel hetkel olete te CIA soosingus, teid külvatakse üle $10 miljonite ja teisel hetkel olete te, kui geopoliitiline või nii-öelda muu vajadus seda nõuab, olete te lihtsalt mustas nimekirjas ja teid võetakse maha. Ja võib-olla mõned on näinud või mäletavad ka sellist artiklit veel, kuidas Independent leht tuleb välja sellise pealkirjaga, et Anti-Soviet warrior puts his army on the road to peace. Kes see Anti-Soviet warrior siis oli? See oli Nõukogude võimu vastu ja CIA poolt rahastatuna võidelnud Bin Laden 1993. aastal. Sovjedi vastane sõdur asetab oma armee rahu teele, võiks olla see nii-öelda vaba tõlge sellest pealkirjast. Selline siis Independenti artikkel. Ja siis, kui oli vaja loomulikult Bin Ladenit mängida Nõukogude Liidu vastu, siis seda tehti loomulikult CIA rahadega, nii et tegu oli, kui kasutada terminit, mida kolmetähelised organisatsioonid ise kasutavad, siis tegu oli CIA assetiga. Nii. Lõpuks siis Bin Laden tabati Pakistanist ja tabati niimoodi, et nagu lehed meile toona rääkisid, islami ürkse matusekombe kohaselt visati ta helikopterilt merre. Tema laip. Nii et me tegelikult ei tea üldse, kuidas teda tabati, millal teda tabati ja keda seal üldse tabati. Nii et igasugustest tõenditest pühkis USA Obama toonane riigidepartemangi administratsioon oma käekesed ilusti puhtaks. Aga kogu Põhja-Aafrika destabiliseerimine. Me mäletame seda, kuidas meile räägiti ja ka Eesti meedias räägiti seda, kuidas mõõdukad islamistlikud jõud, vabadusdemokraatiat tihkavad jõud võitlevad Süürias president al-Assadi hirmsa ebainimliku diktatuuri vastu. No kes need mõõdukad islamistlikud jõud olid? See oli ISIS. Need olid islamistlikud kõrilõikajad, kes täpi pealt samamoodi Obama režiimi poolt, CIA poolt rahastatuna võitlesid al-Assadi vastu. Nii, kes muuseas kehtestas oma riigis väga suure religioosse tolerantsi. Nii, al-Assadi poolt, me oleme objektiivis ka vahendanud neid artikleid, rääkisid kõik Süüria ühe vanima kristlaskonna juhid. Ütlesid, et selle mehega meil ei ole tegelikult mitte mingeid probleeme. Nii, aga al-Assad oli vaja kukutada ja tema vastu siis mängiti CIA ja ilmselt ka Mossadi poolt rahastatud ISIS ja teised islamistlikud kõrilõikajad, nota bene, kellest üks on praegu al-Assadi asemel USA abiga
upitatud Süüria presidendiks. Nii, tõsi, halat ja muud sellised ISISele kohased riietusesemed on asendatud lipsu ja särgi ja ülikonnaga. Habe on jäänud, tõsi, aga seda, et Iisrael ja USA on põhimõtteliselt tema pukki aitamisega kirjutanud alla autorlusele, kes on islamistlike kõrilõikajate taga, see on selles suhtes päris ilmne. Nii et see on see ajalugu, kus me tegelikult oleme viimastel nüüd kümnendil, paarikümnel aastal viibinud USA sekkumispoliitikaga. Me näeme täiesti küünilist, globalistlikku, paljuski ka Iisraeli lobi poolt mahitatud tegevust, mis ei ole USA huvides tegelikult, kui päris ausalt öelda, see ei ole kindlasti Ameerika rahva huvides, vaid see teenib väga kitsast globalistlikku militaarindustriaalset sektorit. Nii. Ja see on kitsa neokonliku hullumeelse USA administratsiooni huvides olnud. Ja siin ei olnud vahet loomulikult, kas tegu oli neokonliku Bushi administratsiooniga või valimistel korduvalt lubanud kogu need režiimivahetusoperatsioonidest loobuda lubanud Obama administratsioon. Kõik oli sama. Me mäletame ka seda, kuidas tegelikult Euroopa suhtes võib-olla algatati kõige küünilisem ülevõtukampaania Ukrainas. Ja see toimus 2014. aasta Maidani riigipöördega, kus USA'l ja USA toonasel administratsioonil olid käed sees kuni küünarnukkideni põhimõtteliselt, võib-olla isegi kuni lõuani välja. Nii. Seal käisid Victoria Nuland, seal käis John McCain, kes on tänaseks juba lahkunud. Eestis nimetati teda millegipärast Eesti sõber John McCain. Püha lihtsameelsust. Meil on neokonist sõjapistrik, kes on Eesti sõber. Tema ainus suhe Eestiga on see, et neokoni, nii-öelda Ameerika neokoni administratsiooni raames torkida Eesti kaudu vahendina Venemaad. Nii, see oli ainus viis, kuidas ta väljendas väidetavat sõprust Eesti suhtes ja kui oleme ausad, see ei ole sõprus Eesti suhtes, vaid see on tegelikult Eesti vaenlane. Sellepärast, et Eesti huvides ei ole olla teise suurriigi tööriist oma enda kõrval asuva maailma suurima tuumariigi suhtes, torkimaks seda tuumariiki peamise vahendina. See ei ole Eesti huvides. Nii. Ja 2014 riigipööre seal, mis tõi kaasa põhimõtteliselt drastilised tagajärjed ja viis välja sinna maani, kus me oleme praegu. Viis välja selleni, et Ukraina kahtlemata teostas nendes idaprovintsides seal oma militaaroperatsioone, enne kui Venemaa sinna sisse tungis, see on selge. Nii. Ja sa tapeti ka inimesi ja tapeti palju inimesi nii Ukraina režiimi poolt. Põhimõtteliselt teostati süstemaatiliselt sama USA režiimi poolt seda, mida Eestis on tehtud ja Baltikumis on tehtud väikesel skaalal. Nii, teostatud seda režiimi vahetusoperatsiooni kaudu Venemaa torkimise, ärritamise eesmärki. Nii. Ainult, et Ukraina ei ole selline koht, mis omaks põhimõtteliselt geopoliitilisel kaardil umbes samasugust tähendust nagu Baltikum. Ei, kaugeltki mitte. Et kui me räägime Ukrainast, siis me räägime tegelikult Venemaa geopoliitilise strateegia osas täiesti vitaalsest keskkonnast. Nii. Ja seda teavad väga paljud ka USA režiimis. Seda on maininud Zbigniew Brzezinski juba, kas oli
10. aastate lõpul või 80. alguses, selline illuminaatlik autor ja neokonide üks vaimne isa, et kui me tahame Venemaad nõrgestada, siis meil tuleb Ukraina Venemaa kõhu alt lahti kangutada ja allutada ta lääne geopoliitilisele transatlantilisele režiimile. Nii et kui me nagu laiemas pildis vaatame seda, mis Ukrainas on toimunud, siis võime ainult alla kirjutada Jeffrey Sachsi viimastes intervjuudes välja öeldud mõtetele, et Ukraina projekt on üle 30 aasta pikkune projekt, mida on viidud ellu süstemaatiliselt USA süvariigi poolt. See sai oma apoteoosi 2014. aasta Maidani riigipöördega, suditi asi sinnani välja, et Janukovitš pidi ära minema, vahetati üks korruptant teise korruptandi vastu, nii-öelda ida poole vaatav korruptant lääne poole, kui vaatava korruptandi vastu. Ja teostati sellel viisil režiimi vahetus. Nii, mis viis välja põhimõtteliselt meie täna olevasse situatsiooni, ehk siis Ukraina sõjani. Nii. Ja see on nüüd viis, kuidas USA on Euroopas toiminud. Nüüd võite küsida seda, ja mina olen kogu aeg seda küsinud ka, et aga mida asja on USA-l sellises kohas nagu Kiievi Russ? Mida asja on sellistel inimestel nagu Nüüland, John McCain, teised CIA ametnikud sellises kohas nagu Kiievi Russ? See on sama, kui USA tuleks või Venemaa või Hiina tuleks näiteks Kanadasse, mõnda Quebeci provintsi, võtaks selle üle ja hakkaks seal teostama oma enda poliitikat. Nii, täpselt sama palju seob Venemaad Quebeciga kui USA'd Kiieviga ja selle ajalooga. Ehk siis ei mitte midagi. Ma võib-olla panen praegu mööda, ma ei tea, kas Venemaal võib-olla oli, ei usu, et seal kandis midagi oli. Jah, Alaska oli loomulikult Venemaa tsaaririigi oma, aga Quebecis vist Venemaal minu teada või seal tänase Kanada kandis ei ole Venemaal ilmselt mingeid huve kunagi eriti olnud või mingit maatükki. Nii, see on USA geopoliitilise interventsionalismi lühiajalugu. No mis mõttes lühiajalugu? Ma teen väga lihtsalt kokkuvõtte sellele asjale. Nii. Ja kui me nüüd selles optikas vaatame seda, millega on saanud hakkama Donald Trump, siis ma arvan küll, et me tegelikult võime ütelda väga vabalt välja seda, mida on öelnud välja juba selline korüfee nagu Ron Paul. Ehk siis teiste sõnadega siin me jälle oleme, USA režiimivahetussõjad on tagasi. Ja Ron Paul ütleb väga lihtsalt, Venezuela oli järjekordne neokonide operatsioon. Alguses tehakse propagandat, mille eesmärgiks on rünnatava riigi ja selle juhtkonna demoniseerimine. Sellele järgnevad saablitäristamised ja sõjalised ähvardused. Peale seda käivitatakse aga operatsioon ja eesmärgid saavutatakse kiiresti, või nii nad vähemalt väidavad. Ent lõpuks kukub kõik uuesti kokku, meie vaesustume samal ajal, kui huvigrupid rikastuvad. Ja need, keda me läksime vabastama, kannatavad lõpuks rohkem kui eelmise režiimi all. Kas me kunagi millestki ka õpime, küsib Ron Paul, olles seda sama USA interventsionalismi libertaanlikult positsioonilt kritiseerinud, ma ei tea, vist 30-40 aastat. Ja see on tõepoolest see käekiri, mida me praegu näeme tegelikult ka Venezuela kaasuses. Kui on selline ajalugu, et USA on kogu oma neokonlike projektidega edasi läinud ja Jeffrey Sachs on öelnud, et Venezuela projekt, Jeffrey Sachs ühes intervjuus enam-vähem hoidis peast kinni, ütles, et õppige natukene mõtlema kaugemale, et õppige seda, et sellised projektid nagu Venezuela ei ole, ma ei tea, viimase
Trumpi administratsiooni paari nädala või isegi 3 kuu või poole aasta projektid. Nii. Vaid sellised projektid on 20 ja rohkem aastat vanad. Nii. Nad on kulgenud seal süvariigi struktuurides rahulikult läbi erinevate administratsioonide. Nad on saanud oma plaatšeti ja aksepti heakskiidu Bushide administratsioonilt. Seesama asi on saanud Obama ja Bideni administratsioonilt oma heakskiidu ja Trumpi esimesed administratsioonilt, nagu ka Trumpi viimaselt administratsioonilt. Nii, see on üle 20-aastane projekt, millele 2015. aastal ütles Obama, mille kohta ütles Obama, et see on vitaalne USA-le, et Venezuela kukutada. Nii. Ja ma loodan, et nüüd me ei lähe ega kuku sellesse intellektuaalsesse mutiauku. Et nüüd tuleb keegi ütleb, et aga Järvi siin ilmselt paiskub ambrasuurile kommunistliku diktaatori Maduro eest, Nicolas Maduro eest. Nii. Ja vaat ka katoliiklane Järvi tuleb välja ja ütleb, et tegelikult tunnistab, et on tegelikult chavist ning Maduro järgija. Ei, absoluutselt mitte. Ma ei ole vähimalgi määral kogu Venezuela režiimi pooldaja. Küsimus on nüüd selles, et kas ühel riigil nagu USA on õigus tungida teise suveräänse riigi territooriumine ja põhimõtteliselt kuulutada selle suveräänse riigi maavarad enda omaks. Ja ütelda, et need on asjad, mida me nüüd hakkame haldama, nii nagu Trump seda tegi sellel samal pildil siin. Selle sama Mar-a-Lagos peetud konverentsil, pressikonverentsil, kohe peale rünnakut. Niisiis, mina ütlen täitsa ausalt, et mina ei saa sellise libertaarliku ja antiglobalistliku positsiooni väljendajana juba pikka aega aru sellest, et kuidas inimesed on valmis võtma seda Trumpi Venezuela poliitikat sellise, kuidas siis öelda, millegi uuena, millegi täiesti erinevana. Midagi, mis justku oleks nüüd täiesti nagu ex nihilo, ehk siis ei kuskilt, ei miskist lähtuvalt niimoodi välja tulnud ja nüüd äkitselt on kõik need samad meetodid, need samad eesmärgid, need samad ideed head, mis näiteks Obama puhul võib-olla nii head poleks olnud, kui Obama oleks sellise operatsiooni läbi viinud. Kui me vaatame kogu seda ajalugu, siis on ilmselge, et see jätkab sellist režiimivahetuspoliitikat, mida USA on viinud täide 70 aastat, üle 70 aasta peale teist maailmasõda. Teostanud seda täiesti küüniliselt, täiesti enda huvidest lähtuvalt. Venezuela on teatavas mõttes siiski huvitav kaasus. Et kui päris aus olla, siis me võime ütelda, et praegu seal nagu režiimi vahetust otseselt nagu toimunud ei olegi. Nii, sellest hoolimata, et üks riik on tulnud ja võtnud teise suveräänse riigipea, olgu ta siis legitiimne või mitte meie arvates, eks ju, aga võtnud ta kinni, tapnud ära 30-40 ihukaitseväelast ja tarinud ta USA-s teise riigi kohtusüsteemis kohtu ette. Nii. See on nüüd asi, mis igale suveräänistile peaks jällegi olema täiesti vastunäidlustatud. Kuidagi nagu ihu ja hinge tasandil või kuidagi, ma ei tea, sellisel akuutsel tasandil vastunäidlustatud. See peaks olema asi, mida inimesed ei aksepteeri. Nii. Ja on paika jäetud, nagu mainisin, siis see tegelikult see režiim. On selge see, et ilmselt Venezuela režiim osteti ära. Nii. Ja nüüd siis Venezuela režiim üritab Trumpi-meelset poliitikat teha. Aga mis sealt tegelikult välja tuleb, me tegelikult veel ei tea. Nii. Millised on tagajärjed, me veel ei tea. Me peame rõhutama seda asja. Nii. Minule tundub, et me oleme praegu 9.
aprillil 2023, kui Saddam Husseini kuju on Bagdadis maha võetud ja inimestele on antud võib-olla $10 näkku, kes tulevad sinna jee karjuma ja juubeldama. Nii, minule tundub, et see võib olla see hetk, et tegelikult me otseselt ei tea, mis Venezuelas saama hakkab. Kui see kõik toimub täpselt nii veretult, siis on see kindlasti parem kui see, millega on hakkama saanud Bush, kui see tohutu kaose tekitamine, millega sai hakkama Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas, Süürias Obama. Et see on kindlasti parem, aga sellest hoolimata see printsiip, mis seal taustal on, et suveräänsed riigid ei sekku teiste asjadesse, nad ei tule ära röövima teiste riikide presidente, see peaks olema nendele inimestele, kes peavad suveräänsusest lugu punane rätik. Mingisugune printsiip, millest üle ei tohi astuda. Ja meile siin Objektiivis on seda olnud. Minule see on seda. Nii et meeldib või mitte, nõustute või mitte head inimesed, minule on see punane rätik. Rääkimata sellest, et Trumpi missioon on oma olemuselt loomulikult täiesti üksüheselt selline röövmissioon, tugevama võimu näitamine, et Trump on kuulutanud Venezuela maavarad, ühe teise suveräänse riigi maavarad põhimõtteliselt USA omaks, nii see vist ei ole ju eriti, kuidas öelda, suveräänistliku maailmavaatega kooskõlas, või on? Aga ma lubasin siin saates kommenteerida ka mõningad tagasisidet, mis mulle on tulnud. Muuseas, enne seda ma tahaksin tuua väikese nii-öelda vahemärkusena või vahenaljana välja Delfi juhtkirja. Muuseas on see ka huvitav, et vahepeal läks selline moodustis nagu Eesti Päevaleht hingusele. Ja Delfi toimetus siis saatis Eesti Päevalehe ilusti teenitud puhkusele, noorte hääl läks sinna, kuhu ta pidigi minema, ehk siis igaviku radadele. Ja nüüd on siis meil selline uus luigemeedia rubriik nagu Delfi arvamus rubriik. Ja seal tuldi välja, mina ütleksin täiesti geniaalse juhtkirjaga, mida ma pean ikkagi ühe viimase aja üheks parimaks naljaks. Maailmas, mis liigestest on lahti, sedastab Delfi poeetiliselt, peab Eesti koondama kogu oma jõu tarka välispoliitikasse. Ja milline see tark välispoliitika siis nüüd on see, et Eesti välispoliitika parnassile tuleb kärutada põhimõtteliselt Eesti diplomaatia 2 suurkuju. Peame mobiliseerima, ütleb juhtkiri. Helgeimad pead, parimad välispoliitika eksperdid ja kontaktvõrgustikud, et hoida jalga ukse vahel, et selgitada meie positsioone, olla kursis toimuvaga. Miks mitte tuua välisministeeriumile appi eksperdid, ekspresidendid, alates Toomas Hendrik Ilvesest ja lõpetases Kersti Kaljulaidiga ja mitte ainult nemad. On veel igasuguseid muid häid eksperte. Aga tõepoolest, nüüd Eesti raskekahurvägi, Kersti Kaljulaid, Toomas Hendrik Ilves tuleb kuskilt kuurist välja kärutada ja panna nad siis välisministeeriumile appi. Tõsi, akadeemik Tsahkna on tubli poiss, et ega tal midagi viga ei ole. Et ta teeb oma tööd kõik hästi ja ta korrutab seda, mida Jonathan Sevio talle ette ütleb, on ta öelnud välja ka presidendile seda, et meil on ainult üks välispoliitika, meil ei ole siin sellist asja, et kui me Kasahstani läheme, siis kirume vähem Venemaad või tõmbame seda tooni alla natukene, vaid me kirume ühtlaselt igal pool. Vabariigi aastapäeva kõnes, siis me kirume vabadus, ma ei tea, mingisuguse paraadi või võiduparaadi kõnes Venemaad. Ja siis, kui me Kasahstani läheme, siis kirume ka täiesti võrdväärselt, et meil ei ole siin mingisugust küsimus. Igal pool peab Venemaa saama. Kasahhi vabariigis täpselt samamoodi, et Eesti suursaadik, kes seal siis oli, kes näitas üles
tõelist ja reaalset diplomaatiat, midagi, mida me võiksime nimetada selliseks tõeliseks helgeks noodiks Eesti diplomaatilises kultuuris viimase 10 jooksul, andis presidendile hetkeks nõu, et ärme nii palju Venemaad kiru, et võib-olla võtame sealt nagu 100 sellelt protsendi juurest maha sinna kuskile, no ma ei tea, 75, 65 juurde. Nii, natuke kiruma, aga mitte nii palju. Nii. Ja siis tuli välja skandaal. Et Tsahkna on tubli poiss ja Jonatan Vseviov ja akadeemik Tsahkna on ka tublid poisid, aga ei, meile on vaja ikkagi välispoliitika eksperte, kes on tõeline raskekahur vägi, need, kes on tõestanud ennast Eesti poliitika ja maailma poliitika raske kaallastena. Ehk siis presidenta Kaljulaida ja Toomas Hendrik Ilvesta, kui Kalevala või Kalevipoja sellist poeetilist keelt kasutada. Nii, aga siis tuleme nende kommentaaride juurde. Ja ma olen välja võtnud võib-olla siin mõned kommentaarid ja olen ma teinud seda loomulikult täiesti anonüümset, et kellegi nime siin kuskil ette ei loeta. Aga tore on, kui inimesed kirjutavad Objektiivile ja tore on, kui nad mõtlevad kaasa kogu selle asjaga, mida me siin räägime. Tore on, kui nad meie saateid kuulavad, hoolimata sellest, et mina võin tekitada mõnel inimesel iiveldust. Pole hullu, et tõepoolest, seal on olemas selline nupp, pane kinni, nii sulge programm, seda võib täitsa vabalt teha. Mina annan oma isikliku soovituse eloa. Niisiis, siin kirjutab üks härrasmees, kes kirjutab tegelikult seoses 2 Objektiivi fookuses saatega. Esimene oli selline, kus me käsitlesime Iisraeli genotsiidi Gazas. Ütlesime, et see tuleb hukka mõista. Muuseas, on ka minu positsioon, et Iisrael teostab Gazas genotsiidi, ehk siis süstemaatiliselt ühe rahva killu hävitamist. Kiitke heaks või mitte. Ning siis meie viimases fookuses saates teema. Ja siin kommenteerija võtab selle kokku sellisesse ühte suurde teemasse. Ja ütleb ta seda, et ta on kasutanud siin korduvalt sõna kaabakas, ehk siis maailmapoliitika kaabakaid tuleb kuidagi korrale kutsuda. Ja mida me siis lõpuks peame tegema? Kogu see asi, mis praegu puudutab Iisraeli, Hamasi, selle ma jätan praegu kõrvale, sest ma ei taha minna ära meie nagu fookusest. Aga me rääkisime selles fookuses saates rahvusvahelisest õigusest ja loomulikult vahemärkusena pean tunnistama, et mina ei ole rahvusvahelise õiguse spetsialist. Nii, et ma tunnistan, et ma pigem elaksin sellises maailmakorras, kus on riikide vahel austatakse teineteise suveräänsust, nii, aga teatavas mõttes ma tunnistan ka seda, et maailmas on alati kehtinud tugevama võim ja praegu on Trump ja teised selle lihtsalt maksma pannud. Et tõsi, see on maailmapoliitika reaalsus. Nii. Kuigi ideaaliks võiks olla, ma ei taha seda kasutada, eriti hästi reeglite põhine maailmakord, aga midagi, kus suveräänsuse printsiip, teise riigi siseasjad on pühad. Nii siis kirjutab üks meie vaataja. Venezuela saate juures kordus minu jaoks sarnane probleem ja mis see probleem on, selgitab ta. Räägiti palju rahvusvahelisest õigusest ja normidest, aga vähe vastusest küsimusele, kuidas reaalselt kaabakaid korrale kutsuda. Paljud ütlevad, et USA tegevus Venezuelas annab Venemaale ettekäände. Ausalt öeldes, Venemaal pole ettekäändeid vaja. Ta on need ammu ära kasutanud. Pigem võib USA samm olla signaal, et lääne poolkeral on piirid ja Moskva ei laiene lõpmatuseni. Siinkohal nõustun isegi Margus Tsahknaga ühes lauses. Venezuela pärast pisaraid valada ei ole põhjust. No ma kommenteerin natukene seda. Venemaal pole ettekäändeid vaja, ta on need ammu ära kasutanud. Ja siin räägib siis kommentaator sellest, kuidas tegelikult on USA andnud signaali ja astunud sammu,
et lääne poolkeral on piirid ja Moskva ei laiene lõpmatuseni. No mina keeraks tegelikult, kui päris ausalt, selle asja täiesti vastupidiseks. Et miks me peaksime tolereerima USA laienemist lõpmatuseni? Miks me peaksime tolereerima USA interventsionalistlikku poliitikat Lähis-Idas, miks mitte ka Lõuna-Ameerikas, põhimõtteliselt igal pool, kus ta otsustab mingil ühel või teisel põhjusel kuidagi kuhugi sisse astuda. Nii, miks me peaksime seda tolereerima? Ja kui me sinna vastu asetame Venemaa poliitika, mis tõsi, Ukrainas on rikkunud rahvusvahelist õigust, mul ei ole selle möönmisega üldse mingit raskust, olles siiski teatavas mõttes reaktsioon sellele, mida USA seal 2014. aastal esile kutsus. Olles mitte vähem süüdi selles, mida ta teeb selle kaudu. Nii. Seda ma tunnistan ka. Aga siiski, olles reaktsioon USA otsesele viisile, mida ta tegi 2014. aastal. Nii, riigipöördele. Siis mina ütleksin, et peale seda on Venemaa välja tungi kuhugi. No, mingisugune naftakaubandus Venezuelaga, mis välja tung või nii-öelda oma huvipiiride asi see nüüd nii kangesti ikka on. Nii. No, mingil määral on, aga mitte midagi nagu drastilist, mitte midagi sellist, mitte midagi võrreldavatki sellega, mida USA on peale teist maailmasõda igal pool teostanud, kaasa arvatud meie viimase 20 aasta jooksul siin, mida ma siin saate alguses üritasin nagu lühidalt kokku võtta. Et mina ei näe, et praegune Venemaa režiim üritaks kuidagi igale poole laieneda või rääkimata sellest, et veel lõpmatuseni igale poole laieneda. Kui nüüd päris aus olla, siis me võiksime ütelda, et kas kogu selle 30 aasta jooksul on Venemaa oma poliitilise juhtkonnaga või oma mingite muude operatsioonidega üritanud isegi laieneda meie territooriumile. Kas ta on reaalselt üritanud seda teha? No see on tegelikult pikk ja huvitav diskussioon ja ilmselt mingites teistes kommentaarides ma üritan seda käsitleda, aga kui me küsime nagu väga lihtsa küsimuse, et kas ta on seda meie, ma ei tea, 34 iseseisvusaasta jooksul konkreetselt üritanud teha. Niimoodi nagu detsembri kuumuse ajal tulid siia nõukogude politrukid Žinovjevi juhtimisel ja hakkasid riiki kukutama. Nii. Kas ta on midagi sellist üritanud siin teha? Nii. Nii palju kui mina tean, küll mitte. Niisiis Venemaa laienemine lõpmatuseni. Mulle tundub, et see on natukene, kuidas öelda, ülepaisutatud termin, kui pehmet öelda. Trumpi kriitika ja reaalsus. Mind häiris teie saates väga tugev Trumpi kriitiline toon, mis kohati meenutas pigem peavoolumeediat kui objektiivi. Trumpi lubadusi valimiste ajal saab talle ette heita, aga poliitika ei ole ilukirjandus. Ideaalidega ametisse minnes põrkud reaalsusega ja vahel tuleb sekkuda kirurgiliste meetoditega. Lisaks, Trump on teinud asju, mille tähendust ei saa alahinnata, näiteks selge ja avalik kahesoo tunnustamine. Ilma selleta oleks kogu konservatiivne jutt Eestis jäänud tühjaks halaks või potentsiaalseks vihakõneks. Ma ei häbene öelda, et eelistan Trumpi, nii, et ta on Trumpist. Nii. Mitte seepärast, et ta oleks täiuslik, vaid seepärast, et keegi pidi tulema ja need asjad ette võtma. No siin on üks lause, ma ei saa kellelegi ette heita seda, et ta on Trumpist loomulikult, et kui keegi usub sellesse projekti ja ta tõepoolest tunneb ennast Trumpistina, siis on tal Eesti Vabariigis täiesti õigus seda olla, nii nagu on seda õigus olla ka EKRE esimehel Martin Helmel, kes on selgelt öelnud välja, et EKRE on Eesti kas vist ainus Trumpi poolda või võib-olla isegi trumpistlik erakond. Nii, et mina seda otseselt kellegile ette heitma ei hakka. Küll aga võib-olla siin kommenteerin seda selles aspektis, et kui asetatakse konservatiividele
teatav selline kvaasireligioosne lähenemine uuesti ette, et konservatiiv justkui peakski olema trumpist ja kui ta ei ole seda, kui ta näiteks kritiseerib Trumpi ettevõtmisi, mis tunduvad olevat süvariigi poolt sinna kavandatud, et siis ta tegelikult ei ole nagu õige Eesti konservatiiv. Siis seda nägemust ma kritiseerin täiesti. Ilma selleta oleks kogu konservatiivne jutt, ilma Trumpi siis, ma ei tea, 2 soo tunnustamiseta, Eestis jäänud tühjaks alaks või potentsiaalseks vihakõneks, ütleb siin kommenteerija. No, ma ei oleks nii pessimistlik selles suhtes, et kui nüüd ikkagi kogu konservatiivne jutt Eestis on seotud sellega, mida Trump teeb USAs, no ei tohi olla seotud ainult sellega, me peame olema rahvana võimelised ise väljendama enda arvamust ja me peame olema piisavalt julged, et oma enda kodumaal hoolimata selles, et meil võib siin kaela sadada vihakõne seadus, mis praegu hakatakse esile tooma ja seda tuleb nüüd hakata ka kommenteerima siin, mitte selles saates. Siis me peame olema iseseisvuslastena ja konservatiividena valmis tunnistama tõde, ma ei tea, näiteks 2 soo kohta, et on olemas sellised sood nagu mees ja naine, et inimkond jaguneb nendeks sugudeks. Ilma igasuguse nii-öelda välise abi lootuseta. Et mina olen seda teinud kogu oma elu, avalikus diskussioonides ja avalikult olen seda teinud 15 aastat, objektiivis 10 aastat, nii. Ja ma küll ei ole nagu kuskilt otsast vajanud seda, et mul oleks kuskil nagu selline geopoliitiline tugipunkt või fokaalpunkt, kes mu selja taga seisab, et ma muidu ei julgeks öelda, et sugu on, või inimsugu jaguneb meheks ja naiseks. Ei. Me peame olema võimelised seda tegema ilma Trumpita, täitsa ausalt ka, Eesti konservatiivse väljal. Et ja me peame olema võimelised seda tegema oma enda valitsuse vastu, me olema võimelised selle sama konservatiivse idee viima valitsustesse, nii, peale järgmisi valimisi, ilma Trumpi abile lootmata. Nii. Või me ei ole oma enda iseseisvust väärt. See oli muuseas teema, millest me rääkisime selles fookuses saates. Siis tuleme konservatiivide ühtsuse juurde. Konservatiivide ühtsus, ilus loosung, keeruline reaalsus. Teie üleskutse konservatiivide ühtsusele on põhimõtteliselt mõistetav. Suur tänu. Aga siin on üks suur probleem. Ülesehitamine on alati keerulisem kui lammutamine. Parempoolsed ei saagi olla monoliit ja see on normaalne. Muuseas, sellega ma olen täitsa nõus. Ja ma arvan, et me väljendasime seda positsiooni oma fookuses saates päris täpselt ja detailselt, et tegelikult me peame olema võimelised mitte koonduma ühe ideoloogilise või geopoliitilise mütsi alla, vaid me peame olema võimelised diskuteerima täiesti vabalt nende küsimuste üle ja mitte nagu kuskile nurka sulgema ennast infantiilselt, et mina olen nüüd selline trumpist või mina olen siin selline Ron Pauli toetaja, nii. Ja need, kes seal on, et nendele ma näitan rusikat. Ei, me ei saa niimoodi. Me peame olema võimelised, teate, mida tegema. Autentset tolerantsi, sallivust üles näitama. See on muuseas väga oluline printsiip. See tolerantsi ja sallivuse mõiste on niivõrd ära lörtsitud igal pool. Aga see on väga oluline printsiip. Tolerants on selle osas, mida ma heaks ei kiida, mis mulle ei meeldi ja mille printsiipide või mõtete kandjat ma võin isegi pidada teatavas mõttes problemaatiliseks. Nii. Aga ma saan aru, et rahulikuma koosoleu nimel, rahulikuma eesmärgi nimel, et mitte teineteisele kogu aeg lauaga pähe panna igal pool esimesel võimalusel kohe ilma küsimata, nii on mõistlik võib-olla ühiskonnas tolerantsi, tolereerida inimesi, sallivust harrastada. Nii.
See on väga oluline printsiip. Ja see käib selle kohta, mis mulle ei meeldi. Mitte selle kohta, mis mulle meeldib. Selle kohta, mis mulle meeldib, on väga lihtne tolerantsi üles näidata, sest mulle lihtsalt meeldib ja see ei olegi see autentne tolerants. Et me peame tegelikult konservatiividena ka sellist asja üles näitama ja mitte seda lörtsitud tähenduses, vaid autentses, reaalses tähenduses. Nii, ja ma arvan ka, et parempoolsed ei saa olla monoliit, ei saa olla ja tegelikult ei ole ka. Nii, aga me peame pigem olema võimelised koonduma mingitesse ühtsetesse löögirühmadesse suurema hüve nimel. Seda me üritasime seal saates või pigem siis Veiko Vihuri üritas seal selgitada ja ma olen põhimõtteliselt Veiko Vihuriga igati nõus. Küsimus ei ole selles, et ühineme kõik, vaid millise joone ümber ja kelle tingimustel. Ma arvan väga selgelt, et on konservatiividele olemas punaseid jooni, kus põhimõtteliselt nad tunnistavad, et nad on konservatiivid või ei ole konservatiivid. On olemas moraalseid küsimusi, mida ei saa hüljata, ilma et ollakse hüljatud konservatiivne maailmavaade. Nendeks on näiteks perekonna mõiste. Nendeks on abielu mõiste. Abielu on mehe ja naise vaheline, ühe ja mehe naise vaheline, elukestev, mina katoliiklasena ütlen ka lahutamatu liit. On olemas kaks sugu, mees ja naine. Need on elementaarsed moraalsed printsiibid, kui neid printsiipe konservatiiv ei tunnista. Nii, siis ta tegelikult konservatiiv ei ole. Nii nagu ei ole seda näiteks Briti konservatiivid või nii nagu seda ei ole muuseas ka konservatiivideks nimetatud mitmed Trumpi liikumise pooldajad või Trumpi liikumise reaalsed liigutajad, kes tegelikult ei tunnista seda printsiipi. Nad on valmis tegelikult ütlema, et abielu ei ole ainult mehe ja naise vaheline liit. See on üks asi, millega Trumpi poolt juhitud maaga konservatiivide liikumine on juba leppinud ja leppinud juba ammu. Vahepeal jäi mulje, ütleb meie vaataja, et õige konservatiiv on see, kes mõtleb täpselt nagu teie. Ei, niimoodi me ei ole küll mõelnud, et õige konservatiiv mõtleb täpselt nagu meie. Õige konservatiiv peab tõepoolest, ja seda ma ütlen täitsa ausalt välja, mõtlema nendes kõige olulistes moraalsetes kategooriates nii. Ja need on loomuseaduslikud kategooriad, need ei ole mingisugused, ma ei tea, meie poolt välja mõeldud kategooriad, tule taevas appi. Need on need kategooriad, mis on kõikidele inimestele, kõikides kultuurides ühised tänu sellele, et nad jagavad ühte asja nimega inimloomus. Ja kui nendest printsiipidest taganetakse, siis on tõesti taganetud punasetest joontest. Aga siis on olemas terve rida erinevaid mõtteid ja minu jaoks see geopoliitiline reaalsus kuulub sinna juurde, mis on täiesti disputeeritav ja mida ei pea panema mingisuguseks kvaasireligioosseks dogmaks konservatiivide endavahelises suhtluses. See on oluline. Nii. Siis võtan selle 5. punktiga kokku selle tagasiside. Et suur tänu selle tagasiside eest. Muuseas, see oli väga huvitav ja hea, aga ma loen selle siis ette. Ühine joon mõlemas saates. Mõlemat saadet kuulates jäi mind saatma tunne, et probleeme kirjeldatakse pikalt. Nii, seda ilmselt küll. Moraalset pahameelt on palju ja seda on ka. Seda on ka. Sellest olen mina teinud omale professiooni, moraalse pahameele väljendaja Eesti Vabariigis. Nii, aga praktilisi lahendusi on jõulisi järeldusi on vähe. Nii, olgu jutt Gazast, Venezuelast, Iraanist või Venemaast. Lõpuks jääb õhku küsimus, kas maailmas saab kurjusega hakkama ainult normide ja deklaratsioonidega või on vahel vaja ka jõudu. Ma arvan, et see kriitika on tegelikult päris hea. Praktilisi lahendusi tuleb otsida. Praktilisi lahendusi tuleb otsida tegelikult. Nii.
Ja see on väga, väga oluline nagu printsiip ja võib-olla ma arvan, et me oleme mitmetes saadetes sellest jäänud puudu. Täitsa tunnistan, absoluutselt täitsa tunnistan. Me ilmselt oma loomuselt mina igatahes küll olen pigem selline idealist ja selliste praktiliste lahenduste juurde jõudmine võtab minul tavaliselt alati aega ja võib-olla mõnikord hakkab pea enne valutama ausalt öeldes, kui ma nende lahenduste juurde üldse jõuan. Pole midagi öelda. Nii, aga kas maailmas saab kurjusega hakkama ainult normide ja deklaratsioonidega või on vahel vaja ka jõudu? Väga hea küsimus, väga hea küsimus. Ja tegelikult see on nüüd pikk diskussioon. Aga ma üritan selle nagu väga lühi või kuidagi ökonoomiliselt kokku võtta. Ilmselt see ei õnnestu mul, aga eks ma üritan. Et tegelikult see küsimus eeldab ühte asja. See eeldab ühte asja, et meil on olemas kuskil mingisugune absoluutne hea. Või meil on olemas mingisugune riik, mis on kuidagi teistest kõrgemal, paremal, ülemal. Nii. Tema on see, mis kehtestab idee, et meil on kuskil kurjus. Nii. Ja see riik väga paljude eestlaste arvates on USA. Nii. Ja see USA on ka USA enda nii-öelda teoreetikute ja ajaloo läbi arvanud enese olevat alati midagi täiesti erakordset. Nii. Ja midagi täiesti sellist ekstraordinaarselt. See on USA eristaatuse ideoloogia. USA kui ekseptsionaalne riik. USA kui vaata, et peaaegu prohvetlik või püha riik, millel on eriline missioon. Selle taga on tegelikult kaks väga konkreetset ajaloolist põhjust. Üks on kalvinismist tulnud Šoti puritaanide pärand. Kalvinism ütleb seda, et kui te olete maailmas edukad, siis annab see tunnistus sellest, et jumalik providents on teid ära valinud taevasesse õndsusesse. Ja sealt tekib selline teatav kapitalistlik edu kultus. Ja puritaanidel, kes on paljuski USA üheks rajavaks jõuks, on see väga selgelt olemas. Nii, et kui sa oled tegelikult edukas, jõuline, siis on märgitud ära sinu saatus igaveses elus Jumalaga, nii nagu kalvinistid seda teoretiseerivad, kes ei põhjenda seda, keda ta võtab taevasse ja keda ta põrgusse heidab. Nii. See on tugev argument. Nii, et oluline on saada majanduslikult ja riiklikult tugevaks, edukaks. Ja kes ma siis olen, kui ma edukas olen? Ma olen parem. Ma olen mitte ainult siin elus parem, vaid ma olen ka igavikus ära valitud. Kujutad ette, milline hea diil. Ja teine läte on põhimõtteliselt USA konstitutsiooni ja USA riigi isade, konstitutsiooniliste isade üheks peamiseks ideoloogiliseks jõuks ja see on vabamüürlus. USA on rajatud paljuski vabamüürlikule ideede vundamendile, mis näeb USA's teatavat sellist uut projekti, uut kodanike vabaduste ühiskonda, uut vabaduse maailma, uut Atlantist. Ja kui USA seda on, siis on tal loomulikult õigus oma sellist eri positsiooni maailmas välja mängida. Kui need kaks sellist ideoloogiat, religiooni, sekti omavahel ühendada, siis me tegelikult saamegi siit USA ekseptsionalismi või amerikanismi idee ilusti välja. Ja mis siis on ilusti
neokonservatiivsel juhtimisel meie viimasel 20 või 30 aastal rahulikult laamendanud, pidades ennast paremaks paljudest teistest. Nii. Aga see on jõupositsioonilt enda paremaks pidamine ja teiste halvemaks pidamine. Nii. Üks kommentaar oli ka, et ma ütlen nii liiga palju, ma väga vabandan, ma üritan seda vähem öelda. Kuidas siis lahendada see küsimus ära? Ja on olemas objektiivseid kurjameid. On tõesti olemas neid, kes ongi reaalselt kurjamid. Aga rahvusvahelises poliitikas selle lahendamine sarnasel viisil nagu suveräänse rahvusriigi või suveräänse riigi territooriumil on väga-väga raske ja on väga-väga problemaatiline. Ja selleks ongi loodud tegelikult rahvusvahelised seadused, rahvusvaheline õigus, aga eelkõige, ma toonitan, suveräänistlik idee. Nii palju ma kommenteeriks seda meile kirjutatud kommentaari. Siin on veel kommentaare, aga ma vaatan, et ma olen juba tegelikult oma ajast kõvasti üle rääkinud. Tõsi, mul siin Astrid Kannelt kuskile kuklasse ei hinga ega AK-d kuskile ei ole. Et ma võiksin rääkida, ma ei tea, 2,5 tundi, kui ma jaksan. Aga üks ma üritan teie aega ka säästa natukene, kes viitsivad mind kuulata. Siis lõpuks ma tahaksin ütelda seda, et mind on ikka ja jälle hämmastanud Eestis üks selline väga huvitav nagu asi, mida ma olen pannud tähele mõlemal osapoolel, nii liberaalidel kui ka konservatiividel. Ja see on selline kriitika, vaba suhtumine interventsionalistlikesse sõdadesse siis, kui need on justkui meie mehe poolt teostatud. Ja printsipiaalset lähenemist aga, et seda ei tohiks üldse teha, kohtan ma suhteliselt vähe. Mis on selle asja juures nagu kõige huvitavam on see, et me ei ole USA kodanikud, et me oleme alla miljonilise Eesti rahva, väikese Eesti vabariigi kodanikud. Ja mind paneb imestama see idee, mida väljendasin Postimees oma juhtkirjas siis, kui oli Süüria konflikt. Ma siiamaani mäletan seda juhtkirja, ma olen korduvalt sellest rääkinud, kuidas Postimees ütles seda, et põhimõtteliselt, miks juba ei minda nagu sisse? Miks ainult surgitakse mingisuguse Al-Qaidaga ja paljude teistega seal Assaadi vastu? Minge sisse ja tõmmake see Assad juba maha. Sekkuge aktiivsemalt. Umbes selline oli toon. Ja siis teiselt poolt võib-olla konservatiivid siin, yes, nii, yeah, man, tegigi ära, panigi vana vuntsi paika, Trump. Aga seda me justku ei mõtle, et meie väike rahvas, kui me oma ajaloost üldse midagi võime õppida, on see, et kui suured müristavad kuskil, siis võib sellest tekkida globaalne konflikt. Nii. Ja, nii. Tegelen endaga. Kui suured kaklevad, siis võib USA, Hiina, Venemaa ploki vahel tekkida globaalne konflikt. See sama, millest on rääkinud vabamüürlikud autorid 3. maailmasõda, mida on ette ennustatud. See on väga tõsine asi ja kui me oma enda ajaloost midagigi õppinud oleme, siis me peaksime olema õppinud seda, et kui isegi regionaalne konflikt 2 suurvõimu vahel, aga veel enam globaalne konflikt 2 suurvõimu vahel siit meie maast üle käib, siis toob ta kaasa drastilised tagajärjed. Peaaegu fataalsed tagajärjed. Tagajärjed, mille tulemusel meie rahvas ja meie riik kohe kindlasti hukkub, aga meie rahvas võib välja surra. Ja mina ei ole kindlasti patsifist. Kui sõda tuleb koju, siis on vaja vaadata, on vaja võidelda, nii, ja vaja siis teha oma otsused ära. Aga kuni sinna maani peaks Eesti rahval, aga ka Eesti poliitikal olema kuidagi veres see, et me
teeme kõik endast oleneva, et mitte omalt poolt valada õlitulle globaalsele konfliktile. Kui peaks tulema 3. maailmasõda, mis siit Vene poolt lääne poole või lääne poolt Vene poole üle käib, siis meist ei jää mitte midagi järgi, kulla inimesed. Ja kui peaks tulema globaalne konflikt, siis on see konflikt tuumajõudude vahel. Mitte enam esimeses maailmasõjas mingisuguste nii-öelda positsioonisõdade vahel, vaid tuumakonflikt. Ja mind paneb ikka jälle imestama see, kui kerglaselt me suhtume sõtta. Just kui see oleks mingisugune videomäng või mingi asi, kus me lihtsalt elimineerime oma vastase ja ühtede ja nullide summa on äkitselt õhku haitunud või kuhugi mällu talletunud. Nagu inimesed ei oleks need, kes on tehtud luust, lihast, soolikatest, mis võivad lennata 4 taeva tuulde, kui pomm neid tabab, granaat neid tabab. Mind paneb imestama selline kerglus selle sõja osas ja kogu nende juttude osas. Vaatame nagu Eesti ajalugu väga lühidalt, kõige lühidamalt, nii Liivi sõda, Rootsi, Poola, Venemaa. Mis meist järgi jäi? Päris vähe jäi järgi kuni sinnamaani välja, et tegelikult rahva pärimuse autorid on paljuski rääginud sellest, et Liivi sõja eelne pärand on lihtsalt kaduma läinud paljuski. Põhjasõda, Rootsi, Karl 12, 12. ja Peeter Suure vahel. Mis meist siis järgi jäi? Kuskil natukene peale 100 000 eestlast, 100 000 inimest, kes siin elas. Esimene maailmasõda oli selles mõttes huvitav erand, et siit ta läbi ei käinud. Kuigi see oli totaalselt hävitav sõda, aga siit ta läbi ei käinud ja selle kaudu me saime vabadussõja kaudu loomulikult oma iseseisvuse. Aga see oli paljuski soodsate olukordade kokkulangevus ja kogu see olukord muutus siis, kui bolševistliku revolutsiooni läbi teinud Venemaa ei olnud enam kaoses, vaid oli juba Stalini poolt ühte sammu pandud marssima ning kogu olukord käis siit Eestist läbi mitu korda, edasi ja tagasi. Nii, ma ei pea seda rohkem seletama. Me kõik teame seda, mis toimus. Me kõik teame neid ohvreid, mida Eesti rahvas ka kandis. Et selle ajalooga võiks olla meie geneetilises mälus see, et me võtame kõvasti maha tonaalsust ka globaalsete konfliktide õhutamisel, ka oma kommentaariumites, ka oma enda nagu maailmavaates. Et ühele globaalsele tegijale takka kiitmine ei oleks meil nagu niivõrd automaatselt veres, vaid pigem tekitaks meis skeptitsismi. Et me ütleksime, et rahu. Ja ma tõesti toonitan, et igasugune diplomaatia kuni sinnamaani välja, et meie riigi eesmärk peaks olema teha kõik endast sõltuva, et me ei satuks globaalsesse konflikti, peaks olema aamen kirikus. Vastupidi, meil on midagi täiesti vastupidist, meil on selline infantiilne, nii nagu infantiilne praalimine, nii välisministeeriumi tasandil kui ka Delfi kommentaariumis. Igal pool kohtab sellist infantiilset praalimist justkui inimeste pool, kes elavad ennast suureks oma suure venna abil kuskil USA-s, justkui see oleks meie riik või justkui Trump oleks meie president. Et need on minu mõtted, mida ma seoses sellega väljendan. Ja no, mida ma kõige ühtsemalt tahan, on see kindlasti, et konservatiividel eelkõige säiliks võimekus diskuteerida nendel teemadel ja diskuteerida täiesti rahulikult ja ilma teist poolt automaatselt, ma ei tea, siis hukka mõistmata või vähemalt või teisele poolele kiiremas korras labidaga pähe andmata. Ma tänan teid seda saadet kuulamast.
loomulikult tänan kõiki neid inimesi, kes on minu saadet toetanud, tänan neid inimesi, kes on toetanud ka Objektiivi portaali. Minu müts järjekordselt maha, kaabu kerkib teile. Aitäh, kui te soovite seda kommentaari toetada, siis saate seda teha siin video all ja ka artiklis on olemas minu andmed. Aitäh teile veel kord kuulamast, aitäh teile kommentaaride eest muuseas. Ja ma arvan, et nende kommentaaride, monoloogide üheks sisuks võiks olla see, et ma võtan ka neid huvitavamaid kommentaare esile siin saates ja üritan neid omalt poolt esile tõsta ja enda kommentaari siia vastu pakkuda. Aga suur tänu teile kuulamast, aitäh teile ja kõike head!